autominutid toob teieni Alexela. Kuigi me elame Põhjamaades, kus autojuhil peaks libedasõidu oskus olema ema piimaga kaasa antud, juhtub aasta-aastalt talvisel ajal ikka üha rohkem liiklusõnnetusi. No põhjuseid võib olla mitmeid. Väsimus, valesti valitud sõidukiirus, kulunud rehvid või oskamatus libedaga toime tulla. Kes teab? Täna läheme siia samasse libedasõidurajale ja õpime selgeks ühe nipi, mida igal autojuhil talvisel ajal kindlasti vaja läheb ja mida peaks silmas pidama. Tallinna külje all asub autosõit osaühingu autokooli libedarada, kus koolitatakse nii esmaste juhilubade taotlejaid kui ka staažikaid juhte, kes soovivad oma libedaoskusi paremaks lihvida. Koolitusel käiakse läbi kõik olulised nüansid, mis aitavad jäistes teeoludes ohutult liigelda. Indrek, kas tõesti meie autojuhtide sõiduoskused vajavad lihvimist? Julgen öelda, et alati saab ennast täiendada, nii nagu igas eluvaldkonnas, nii ka autojuhtimise osas. Ehk need inimesed, kes meile liberajale jõuavad, on tegelikult teinud päris suure sammu. Nad on mõistnud seda, et neil on vaja oma oskusi täiendada ja kindlasti nad arenevad siin liberaja peal. Kas naastrehvid või lamellrehvid? Milline see valik tuleks teha? Liikluses on oluline pigem see, et me kasutaksime korralikku rehvi, et seal oleks korralik turvisemuster, on ta siis naast või lamell. See ei omagi nii suurt tähtsust. Tähtsust omab see, et me teame nende rehvide nõrkasid külgi. Kui rääkida lamellrehvi sellisest kõige nõrgemast küljest, siis see on toimimine jäistes tingimustes. See lamell ei suuda tungida selle kõva jää sisse. Naastrehv töötab sellises tingimuses paremini kui lamell. Millised tugevused ja nõrkused on eriveolistel sõidukitel? Nelikveolist sõidukit juhtida ekstreemsetes oludes, kui sõiduk kaotab juhitavus, on oluliselt keerulisem kui seda esi- või tagasillaveolise sõiduki puhul. Nüüd esisillaveoline sõiduk üldjuhul on rohkem alajuhitav. See tähendab seda, et ta läheb kergemini esiosa libisemisse ja külglibisemisse nii kergesti ei satu. Tagasillaveoline sõiduk on aga ülejuhitav ehk tekib kergemini külglibisemine. Mis sõidukitega me täna rajal läheme ja mis ülesanne meid ees ootab? Kasutame täna tegelikult esisillaveolist sõidukit ja ühe sõiduki puhul kasutame seda koos abiseadmetega ehk veojõukontroll, stabiilsuskontroll ja peale seda võtame sõiduki, millel me saame need abivahendid täielikult välja lülitada. Egas muud kui autorooli ja libedasõitu tegema? Oleme maha pannud ühe harjutuse, mille läbides peaks tekkima külglibisemine ja sinu ülesanne on peale seda sellest külglibisemisest välja tulla. Sõidad 2 koonuse vahelt läbi, siis on ees takistus, põikad sellest takistusest ümber ja oma sõidu suunab ööndisse tagasi. Tuli täitsa hästi välja. Tundus, et auto tegi pooltööd ja... Aga mis auto tegi? Auto pidurdas soo maha, siis kui libisemisse läks, küll libisemisse. Auto teeb oma tööd suurepäraselt, ehk need tänapäeva abivahendid, mis autodel peal on, võivadki tekitada sellise väikse uljuse, et ma võingi sõita, et midagi ei juhtu. Me vahetasime auto ära. Mis on selle autovahetuse mõte? No kui meil eelmisel autol oli peal kõik need abivahendid. Ja väga mugav oli. Mugav oli, turvaline. Saime kõik edukalt läbitud. Siis praegu sellel sõidukil on võimalik välja lülitada kõik need abivahendid. Ja nüüd oled sina juht ilma abivahendid. No, saime hakkama. Õigel ajal, vahetult enne väravaid. Mida lähemalt sa takistusest mööda sõidad, seda laugem on kurv ja seda vähem sa pead rooli keerama. Ehk järsema kurvi peal tekib ju libisemine kergemini kui laugema kurvi peal. Kui sa sõidad takistusest lähedalt mööda, rooli liiga palju ei keera, on kurv lauge ja oht, et sõiduk libisemisse satub ka väiksem.
ega see libeda raja sõit nii lihtne ei olegi. Isiklikult soovitan kõigil autokoolis täiendkursus võtta, sest õnnetus ei hüüa tulles ja sellisel juhul kulub õpitu marjaks kindlasti ära. Autoroolis vältige kindlasti kõrvaltegevusi nagu telefoniga rääkimine või kohvi joomine. Egas muud kui käed roolil, pilk liikluses ja meie teiega kohtume juba nädala pärast. Autominutid toob teieni Alexela.